See noormees on Erik Tammeleht ning teda saab nimetada lausa töösportlaseks. Tema esindab Eestit oktoobris Abu Dhabis maailma noorte kutsemeisterlikkuse võistlusel WorldSkills. Praegu käibki Tallinnas kõikide võimalike võistlusülesannete läbitegemine. Selja taga on Eerikul detsembrikuised Euroopa meistrivõistlused Rootsis, kus Eerik pälvis meisterlikkuse medali ehk tunnustuse ideaalse töö eest. See andis mul kindlasti juurde kõvasti võistluspinget, mida mul ennem nii palju ei olnud ja see andis mulle võimaluse oma aega paremini parandada ja samamoodi ka ajastada, et kõik need ülesanded, mis meil on, et kõik asju teha tulevikus efektiivsemalt. Selle analüüsi me oleme tõepoolest nüüd teinud, nüüd täna juba peaaegu pool aastat hiljem, et Eerikul kohati nii-öelda, kui ta satub veidi ootamatusse situatsiooni, siis tõmbab korraks võib-olla ennast niimoodi kergesse närvilise seisundisse ja võib-olla ei tule kohe meelde, mis tegema peab. Et siis me püüame neid asju nagu siin treenida, ehk siis ma viskan teda hästi palju sellistesse ootamatutesse situatsioonidesse sisse ja katsume sellest siis koos välja ujuda. Töö ideaalsest sooritamisest sellise tasemega võistlusel võitmiseks ainuüksi aga ei piisa. Endast tuleb anda veelgi rohkem. Kõik võistlejad on kõige paremad. Kõik riigid on saatnud oma kõige paremad välja ning võiks öelda, et vaatad teisi võistlejaid ja kõik on võrdsed. Need kõik on väga head ja siis sa pead kuidagi eristuma veel kõige parematest, et see on see üks raske komistuskivi. Eeriku üks trump on kindlasti see, et ta on pikk, sihvakas nägus noormees ja paistab kohe silma ja temas on sellist loomulikku elegantsi, mis teenindajale on hästi vajalik. Teisest küljest Eerik on väljaõppinud kokk ja kuna meie võistlustel on hästi palju toiduga seotud ülesandeid, me kas segame salateid kokku, lõikame lihasid, flambeerime, teeme, siis kõik sellised vajalikud oskused on tal juba olemas. Aga kas või tehniliste oskuste juures on asju, mida tavarestorani külastaja ei oska jälgidagi. Aga näiteks need, kes maailma tipprestoranides käivad, peaksid surmapatuks. Lauakatte puhul on hästi oluline just, et kõik asjad jookseksid proportsionaalselt, et kõik asjad on tegelikult nagu põhimõtteliselt näppude peal välja mõõdetud millimeetri täpsusega, et need jookseksid üle laua, kõik oleks ilus sümmeetriline ja see on see, mida võib-olla tavakülastaja ei pane tähele just restoranis käies. Kuigi restorani teenindamine on pealtnäha amet, mida paljud teevad ka õppimata lihtsalt ajutise tööna, aga tegelikult on seal õppides palju detaile, mis lisaks külastajatele teevad ka teenindaja enda elu lihtsamaks. Kahjuks ma näen neid inimesi, kes lähevad suvel tööle ja nad teevad enda jaoks elu palju raskemaks. Nad käivad nii mitu korda ühtesid samu asju tegemas, käivad näiteks nõusid toomas lauast ära või samamoodi nõusid lauda viimas, kui neid asju saaks palju paremini ajastada. Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus Innove saadavad Abu Dhabisse Eestit esindama lisaks restoraniteenindusele ka võistlejad maastikuehituses, mehhatroonikas, plaatimises ning ehitusviimistluses.